Tere, mina olen orienteerumishuviline Peeter ning täna vaatame valikorienteerumist. Hetkel siin olen rajal tonni neljapäevakul ja siis on näha ka seljakotte mul kaasas, nii et täna võtan sellist rahulikku matkamist. Ehk siis valikorienteerumine ongi selline orienteerumine, kus tegelikult matkad raja peal nii, kuidas ise tahad. Antud juhul on tegu siis soodla etapiga. Ja nagu siin näha on, siis ära toodud on kõik kontrollpunktid, mis siis praegu neljapäevakul kasutuses on. Ühtegi sellist suundorienteerumist siin kaardi peal ei ole, et kõik punktid on ka legendidena ära toodud. Kui ma ei eksi, siis oli 38 punkti. Hetkel olen kuskil siin punktis suure raiesmiku serva peal. Alumine osa on võetud ja liigun sinna ülesse poole. Selle etapi teeb ka eriliseks see, et tee ületamine nende kahe punktide vahel, siin ja siin, aega ei arvestata, et inimesed ikka ohutult teed ületaksid. Ehk siis oluline on ka lugeda raja informatsiooni, mida rajameister teile edastab. Valikorienteerumises kontrollaega ei ole, vähemalt siin ton neljapäevakul, ehk see eristab seda valikorienteerumist Rogainist, kus on mingi kindel aeg antud ette. No loomulikult tinglikud on ikka aeg, et sa ikkagi jõuaksid finišisse, enne kui rajameister ja korraldajad punktid ära korjavad. No nii, orienteerumine tehtud, kätte sain 38 punkti ja aega läks umbes 2,5 tundi. Aga valikorienteerumise puhul on omapära see, et kontrollpunkte väärtustatakse rohkem kui aega, ehk siis kui sa oled vähemalt ühe kontrollpunkti rohkem võtnud kui teine orienteeruja, isegi kui ta on palju kiirem, oled sina ikkagi eespool. Nii vähemalt siis ton neljapäevakute arvestuses. Koondarvestuses aga valikorienteerumist ei arvestata, nii et kui tahta olla hooaja mingi parim, siis loomulikult tuleb võtta mingi konkreetne suund orienteerumise rada. Nagu kirjas oli, siis soodlas pole siin paarkümmend aastat juba orienteerumist olnud. Selles osas võis paljudele olla see uus mets. Mida see pakkus? Loomulikult ilusad männimetsa, nagu sinu selja taga on, aga ka sellist jõeäärset võpsikut ning ka tihedamat metsa. Sekka oli ka loomulikult palju metsaradu ning sihte. Kokkuvõttes oli täitsa hea orienteerumine, matkamine, nii et nautige ikka suve ja orienteerumist. Nägemist. Lõhnav võpsik. Korralik loha siia ette tehtud. Aga täitsa ilus ja lõhnav.